Ja me alustame järjekordse Rattalõvi podcasti salvestusega. Mul on nii hea meel, et täitub üks minu unistus, mis ta tärkas küll suhteliselt hiljuti, vahetult enne esimese Rattalõvi podcasti salvestust, aga mõte oli selles, et sellel saatel võiks olla mitu saatejuhti. Et mulle meeldib selline hea politseinik, paha politseinik ja siis selline lammas politseinik, kes enamus ajast laseb lihtsalt sõõrikutega ringi ja pauku ei tee. Mina olen see lammas, aga ma olen tohutu huviline ja ma olen entusiastlik. Ja minu kõrval on siin tegelikult totaalne ekspert mitmes valdkonnas, aga minu suureks rõõmuks tänase podcasti kontekstis ka ikkagi suur rattaspordi, mitte ainult entusiast, vaid ikkagi nii nagu Kadri Koppel ehk Maiken ütleb, et tema on fännide fänn, mis on natukene keeruline kontseptsioon, et ta on nende inimeste fänn, kes on millegi totaalsed fännid ja nii tore on, et minu kõrval on Kristo N. Vaga, kes minu arust nii õigesti esindabki seda, millest ma olen unistanud, et kui sulle miski meeldib hobina, siis sa võiks minna sellega nii sügavuti, et paljud profid jäävad niimoodi taha tolmu sisse köhima. Reigo, nüüd sa paned küll mind punastama, aga me ei ole muidugi tere ka minu poolt, me ei ole selles mõttes kokku leppinud, et kumb ma siis ikkagi täna olen, kas ma olen see hea või halb politseinik meie kaunitele külalistele, aga ma mõtlen ka siis saate käigus, et kas ma piinan teid või lausun kiidusõnu. Aga meil on kaks väga suurepärast külalist täna. Mõlemad on ürituse korraldajad, mitte niisama ürituse korraldajad, vaid ikkagi suurepäraste rattaürituste korraldajad. Aga jällegi mitte igavate selliste traditsiooniliste ürituste korraldajad, vaid üks tegeleb vanade ratastega ja teine tegeleb meie kõige kaunima saare tutvustamisega. Veegard ja Hendrik, tere tulemast! Tšau! Tere! Nii, mul on kohe on küsimused, et nagu on võimalik juuresolevalt pildilt näha, tulen värskelt ühe väga mitte traditsioonilise sündmuse katsikutelt. Ehk siis me salvestame esmaspäeval 14. juulil, millal te näete, mina loodan, et varsti. Aga käisin üleeile ja eile käisin sellisel festivalil nagu Kikumu, mis on siis kino, kunst ja muusika, mille tegi Indrek Kasela ja just ilmselt täpselt samast soovist. Nagu on teil olnud, et teil on mingid valdkonnad, mis teile meeldivad, antud juhul ma saan aru, et oled korra komistanud padeli otsa ka, aga tegelikult ikkagi rattasport on ju see südameveri selle podcasti kontekstis on alati ainult nii. Ja et sul on olnud tunne, et on mingi tühimik, mida on vaja täita ja sa täidad seda rõõmuga näiteks väga, et ma siinkohal nagu tunnustan sellist toimetamist, mis teeb Eesti suuremaks ja teeb mingisuguse valdkonna suuremaks. Mina olen ju otsapidi lisaks suurele rattaspordi huvile, ma olen ikkagi jalgrattur ka ja hobirattur ja tulin täna jälle rattaga. Tulen alati rattaga, isegi kui see on talvel, ma tulen rattaga. Kukun, nutan ja tulen verisena või kuidas iganes, aga tulen ja kiiver on peas. Aga et mis oli, alustame sellest vanakooli kangelast klassik siis sündmusest, mis on sellel aastal esimest korda. Palju õnne! Sul on nii magus hetk, kus sa üldse ei tea, kui keeruline see on ja kui tänamatu töö on millegi organiseerimine. Ja sa oled nagu täis sellist põhjendamatut optimismi. Räägi siis korra, mis tühimikku täidad ja mis te avastasite? No õnne, loodetavasti läheb meil see event korda. 100% te olete siin. Jah, täpselt. Et see toimub 2 nädala pärast Elvas. Rattapealinn. Ja täpselt, see on nii suureks läinud spordiga, see Elva, et see lust on vaadata. Ma olen nüüd seal viimased 2 nädalat ainult tuuritanud autoga, otsinud radu ja olen näinud vist, ütleme, kõike teid Elvas, mis seal lähedal on. Aga oleme võtnud sellise eesmärgi tuua midagi teistsugust, millega siis mitmekesistada natukene jalgratta sporti, jalgratta maastikut ja kuna seos jalgrattaga on olnud väiksest peale päris suur, siis pere kaudu juba ja sellega võib-olla seda tühimikku asusingi täitma siin. Ülilahe. Mida see vanakool ikkagi tähendab? Kas peavad olema lihtsalt
vanad ratturid või on mingi muu aspekt seal? Räägi meile Kas on täpsemalt. nii, et Kuidas, esimene ratas peab olema suurem või? jah, kuidas mina starti saaksin tulla? Mis mul vaja on? No see on tegelikult meie enda tehtud lõpuks see kriteerium, et Itaalias on asjad läinud nii suureks, seal on päris jäigad kriteeriumid. 2 aastat tagasi me siis aitasime korraldada Tartu rattaralli Vintage'it, esimest versiooni, ja siis me panime suhteliselt need jäigad kriteeriumid peale, et vanad võidukad, sellised Aavo Pikkuse aegsed Colnagod ja kõik, mis kriteeriumid seal olid. Ja muidugi siis hakkasime vaikselt aru saama, et ega neid eestlastel väga palju ei ole alles ka, aga kokkuvõttes tahaks, et stardis oleks nagu meelt lahutamas rohkem kui seal parkend inimest. Ja eks me näe, kui palju tuleb, aga natukene neid kriteeriumeid tõmbasime alla ja otsustasime, et nüüd on ainult terasraam eelmisest sajandist. Et siis inimene saab ise vaadata, me ei aja pilli lõhki selle kontrolliga, aga karbonraame me otseselt üritusele ei oota, kuigi kui inimesed, kellel võib-olla see terasraam on nüüd sellest sajandist või siis natukene uuem, siis ega me kedagi piirama ei hakka ja me ikkagi tahaksime, et võetakse osa. Aga me oleme teinud numbrite kriteeriumid sellised, et kogu event tuleb siis võimalikult retro. Me numbrid saab sama päeva hommikul sekretariaadist sealt Elva linnastaadionilt. Inimene tuleb sinna, mis su lemmiknumber on, nii maalime peale selle asja ja siis ta saab selle ja need kõige retromad vennad saavad eelise startida siis nagu rohkem esimesest reast. Wow. Mul on praegu lihtsalt selline müriaad mõtteid, et esiteks ma ei tea, kas see on kuidagi nagu seaduse tasandil paika pandud, et Elva on rattapealinn, aga mul sõber Altraja on seda ajand ja ussitanud ja fännanud ja vedanud eest ja lükanud takka ja ma olen täielik selle asja nagu huviline, et tõesti selline initsiatiiv peab saama niimoodi nagu pärjatud ja see on nii tore, et just kõikidest linnadest, kus rattaga on päris mitmes linnas võimalik sõita, et te olete Elva valinud. Aga nüüd teine asi, siis tuleb veel kolmas asi, ja siis võib-olla tuleb küsimus ka, aga võib-olla tuleb küsimus sulle hoopis, et ma kunagi soetasin oma õele ühe ratta, mis on, ma ei tea, kas Husqvarna või ma ei tea, mingi suvaline, mingi Rootsi ratas, selline, et kui see on nagu Java või mingi, et kui ta pikali kukub, siis mu õde üksi seda püsti tõsta ei jaksa. Helkama võis olla. Mingi Rootsi, mingi räme raske ratas, aga kui see hoo sisse saab, oi oma ju. Et seega ma tunnustan ja kolmas asi, mida ma tahtsin mainida, ma just nädal aega tagasi osalesin 10. Porsche Classicu sellisel traditsioonilisel siis, et on siis klassikute tähesõit ja see on 10. korral oli neid autosid 90 ja see ei tundu suur number, me oleme mingi miljardid, 90, see on kõige rohkem, et see on peaaegu nagu 2 korda rohkem kui eelmine aasta ja selleks läks 10 aastat, nii et eluõnn minu definitsiooni järgi on head naabrid ja millega mul on hästi läinud praegu ja madalad ootused, et nagu vaadake, et teil ei tule kohe 1000, muidu pole kuskil areneda, aga elame kaasa 2 nädala pärast. Kas sa ütled need täpselt kuupäevad ka, inimesed võib-olla teevad märkmeid praegu? See on 27. juuli Elva linnastaadionil saame siis kokku ja see on selline tervepäevane üritus, et start on kell 11, sekretariaat avatakse kell 9 ja me näeme, et see sõit kestab seal ikkagi kella 9 õhtul, põhimõtteliselt kuni valguseni, kui valgus saab otsa peaaegu. Püha püsse, siis paneme pealambiga edasi. Nii, aga nüüd, Henrik, et sina möllad minu jaoks väga uue asjaga, et mina ei teadnudki, mina kujutasin ette, et nii nagu sa ütlesid, need vanad igavad, et paned selle rattaga mööda asfalti 200 kilomeetrit on ju, hambavahed mesilisi täis on ju, et ma mõtlesin, et sellega asi piirdub, aga nüüd tuleb välja, et on selline asi nagu mingi gravel sõit, on ju, et virutad ikkagi nii, et tolmujutt taga on ju. Et Henrik, kas sa saad korraks rääkida, sinul ei ole ju nüüd nii, et see Tour of Vikings, kuigi oleks veel peaaegu nagu minu arust niisugune nagu see sarvemütsiga ja siis kiri, et Vikings
on ju, on see ei ole halb nimi. Ei ole halb nimi, on ju, ma räägin, mul vahepeal tuleb, enamasti ei tule, aga vahel midagi jopab. Et sina teed juba päris mitmendat aastat, see on kas 4. või 5. aasta? See on 3. kord, aga meil on iga 2 aasta tagant, ehk siis 2021 oli esimene edition nii-öelda. Ja siin ma tahan korra kättpidi tänada. Sa oled esimene külaline, kes tuleb meile saatesse rattaga. Ma nägin. No võt. Ja elasin kaasa. Super. See on väga tore ja mina arvan, et ikkagi läbi eeskuju on võimalik maailma muuta ja siis ma üldse ei mingit kriitikanooti, aga. Ma hindasin üle ennast, ma olen natuke hiljaks. Mina olen saatejuht. Ei, saatejuht peavad ka tulema, aga siin Rene Mandri tuli ka, rattast polnud lõhnagi. Aga meil on kõik õige. Täpselt. Aga räägi korraks oma üritusest sündmusest. Sündmusest. Kuidas see alguse sai, oli see, et ma töötasin mõned aastad tagasi Red Bulli jaoks ja siis, kuna mu enda taust on ka see, et ma olen nagu jalgrattur kunagi olnud niivõrd kuivõrd, siis ma nagu alguses kohe ei julgenud ratast sinna Red Bulli ürituste nagu sekka lükata, see tundus natuke liiga, ma ei tea, kas onupoja poliitika või mis see sõna on, vaata, et nagu oma last niimoodi pushid, eks ole. Aga siis tegelikult, kui ma lõpetasin seal tööres, me lõpuks saimegi ühe kontseptsiooni läbi nii-öelda, mis siis sai kinnitatud, et see nagu päris Red Bulli üritus, mida on tegelikult suhteliselt vähe üldse Eestis, ükskõik mis üritused me võtame. Ja Red Bulli ürituste puhul on hästi oluline see, et seal oleks kontseptsioon, et seal oleks midagi teistmoodi, et ta ei ole lihtsalt jalgrattavõistlus, kus me sõidame punktist A punkti B ja lõpetame seal võistluse ära. Ja siis me hakkasimegi mõtlema, et mis üritus see olla võiks. Me teadsime seda, et see võiks olla äkki Saaremaal, seda mitmel põhjusel. Miks Saaremaal? Kas sul on mingi seos sellega? Jah, see on üks põhjus, eks ole, et ma olen ise Saaremaalt pärit ja Saaremaa on kuidagi siuke kant, kus tegelikult liiga palju ei toimu asju ja ütleme ka jalgrattaspordi mõistes tegelikult sealt on pärit üks väga legendaarne võidusõit Saaremaa velotuur, mis enam ei tööta, aga kunagi seal sõideti nende ratastega, mis tulevad teie võistlusele, eks ole, ehk siis see on ikkagi Eesti mõistes väga vana ajalooga üritus, eks ole. Ja mingis mõistes see Tour of Vikings ongi natukene võib-olla, ma ei ütleks asendus, aga ta on mingi väike vend või mingisugune nagu osa sellest, et meil on ürituse üks peakorraldajad, see on Riho Räim, kes oli Saaremaa velotuuri korraldaja, eks ole, ja lõimegi uue kontseptsiooni täiesti. Ma arutasin kõikide tuttavatega jalgratta valdkonnast, mis üritus see olla võiks ja me jõudsimegi Gravelini. Ütleme 2021 aastal Gravel oli ikka veel palju uuem teema, kui ta praegu on, eks ole. Ja siis me mõtlesime, et miks piirata ennast maanteega või miks piirata ennast ainult, ma ei tea, maastikuga, et teeme siis üks universaalse võistluse. Ja mõtlesimegi, et aga teeme siis juba nagu 0-100 kontseptsiooni, et teeme nii raske asja kui võimalik. Teeme Tour of Vikingsi. Vikingsis tuleb sealt, et aastal 2008 tulid Salmel välja ühe paadi säilmed, just vaatasin History Channelil tuli saade ka sellest eile kusjuures, mis siis põhimõtteliselt tegelikult kirjutab ajaloo isegi ümber, sest see on kõige vanem viikingite laev, mis on kuskilt üldse leitud. Ja me kirjutame ajaloo ümberkirjutamisega natukene ümber ja selle paadi varemete seal alumises osas oli nagu märke tegelikult nagu jalgratta joonistest, et see võis olla ka nagu seal oli karbonraamiga gravelratas. Seal võis, aga ei pruukinud olla, palun ärge kohe kuskil nagu kuldvillakus sellega nagu peale lennake, on ju, aga et see rattavärk ja Saaremaa ja viikingid, ma näen seda, kuidas see kõik oli seotud. Ühesõnaga viikingid raske ja siis mõtlesime, mis see üritus on. Ja see üritus on siis see, et me sõidame ühe päevaga. Üritus toimub 30. august. Me sõidame ühe päevaga ära terve velotuuri. Ehk siis kui velotuur muidu tähendab mitme päeva sõitu, siis meie kontekstis tähendab see ühe päeva sõitu. Ehk siis start on hommikul Kuressaare lossi hoovist ja ratturid stardivad esimesele etapile, mis meil see aasta on esimese etapi finiš on näiteks Karujärvel, teise etapi finiš on Sõrves ja siis viimane etapp lõpeb samas kohas, kus algas, ehk siis Kuressaare lossi hoovis jällegi. Aga nüüd see kogu kontseptsioon on siis see, et kui esimese etapi võitja jõuab finišisse, hakkab tööle taimer, mis hakkab tunnist lugema allapoole, ehk siis tunni aja pärast on uus start. Ehk siis kui sina kaotad 20 minutit võitjale, siis sinul on 40 minutit puhkamiseks, et sa jõuaksid üldse esimestega uuesti starti minna. Siis hakkab teine start ja me jagame välja liidrisärgid, seal on punkti, sekundeid saada etapi võidu pealt, eks ole. Ehk siis kõik muu on täpselt sama nagu velotuuril, aga me teeme selle ära ühe päevaga. Ja etappide pikkused on suhteliselt nagu, 300 kilomeetrit on see laias laastus kokku. Päris raju, et kui
see oleks mingi limpa sõit, siis ilmselt ei saaks, aga Red Bull aitab. Annab nagu hoogu. Täpselt. Aga et mul on selline küsimus, kui ma tahan ühe küsimuse küsida veel, sest ma saan aru, et ma olen juba pool saadet rääkinud, aga sellest ei ole midagi. Et kunagi, ma arvan, et mõned on äkki kuulnud siin toas ka, me tahtsime teha Guinessi rekordit ja mängida trumme päris pikalt. Mõtlesime, et siis me oleme paremad trummarid pärast. Ja mõtlesin, et kui pikalt võiks teha, et kuidagi ööpäev, natuke buss, et ilma peatusteta mängime lihtsalt trumme, proovime siis 3 päeva. 3 päeva ka ei kõla nagu nii hästi. Nädal ka ei ole võib-olla nii uhke. Paneme kuu ja siis me tegimegi 720 tundi, mängisime järjest. Alguses küll mingi 5-6, aga lõpuks oli see sats läks nii suureks, et meid oli seal 50 tükki. Ja me tegime selle ära. Aga enne seda ma 2 nädalat nagu raiusin seda ühte pisikest biiti, mis kestab 1,5 sekundit. Raiusin seda 6-8 tundi päevas, et korraks testida oma kehaga. Et mis siis juhtub, et kas midagi läheb katki, kui peast lähen lolliks või kas naabrid kutsuvad mingisuguse mupo või kapo või kellegi. Ja lihtsalt tegin nagu testisin, et see on nagu võimalik. Kas sa oled selle 300 kilomeetrit läbi pannud järjest? Ma lihtsalt küsin, jutu jätkuks. Kusjuures ei ole. Ma arvan, et ma olen mingi 220 kilomeetrit sõitnud kõige rohkem oma elu seda maanteerattaga veel, nii et ma ei tea, millest ma räägin. Äkki peaks proovima korraks. Aga kusjuures ma tahtsin minna see aasta või mõtlesin, aga veel ei ole see korraldus nagu nii õlitatud, et ma saaksin ise rahulikult sõita samal ajal, kui võistlus käib, et mul on veel mille taha pugeda, ütleme niimoodi siis. Aga ma tahan kindlasti. Aga ma lihtsalt panen mõtte idanema. Kristo, kas... Aga vorm on siis endine, et suudaksid läbi sõita? Vorm ei ole endine ja juba ennem ei suutnud, mul oli 220 oli see limiit, eks ole, aga ma räägin, seal saab ju vahepeal puhata, võib-olla kui ma jõuan õigel ajal finišisse. Kui suur see huvi sellise asja vastu on, et kui palju sa näed on seda seltskonda Eestis, kes suudavad selle läbi sõita tegelikult? Kui Reigoga räägib, see ei ole 300 kilte, see on ikka maru palju. Isegi kaunil Saaremaal Red Bulli tiivade taustal. Jaa, see üles mõttes üllatavalt paljud jõuavad selle läbi sõita eelmise 2 korra pealt, et katkestajaid tegelikult liiga palju ei ole olnud. Meil on olnud suhteliselt hea ilm mõlemad korrad, et seekord me teeme esimest korda suvel, et esimene kord meil üldse oktoobri alguses, siis oli septembris, me vaikselt liigume nagu suve poole. Et kindlasti on, aga jaa, ta on, mis ma olen ka tähendab, võistlejatelt kuulnud on see, et see on üllatavalt raske, et Saaremaal ei ole nagu ühtegi mäge, eks ole, aga seal saab nagu absoluutselt igat tüüpi maastiku munakivist, asfaldist, liivani välja, eks ole, et see 300 kilomeetrit ei tule üldse lihtsalt kätte nagu. Aga vahepeal sa saad puhata, see kontseptsioon ikkagi tegelikult on nagu see gravelik nii-öelda selles mõttes, et graveli juures on hästi palju siukest chillimiskultuuri ka nagu, et see tund aega seal võikski olla see, et võistlejad saavad rahulikult omavahel rääkida ja kogu see osa, et ta natukene ikkagi erineb nagu mingisugusest maantee velotuurist ka selle poolest, et seal on kuidagi teine vibe lihtsalt. Reigo, ma ei tea, kas sa tead, aga on selline lahe jooksuvõistlus, mida korraldatakse pea igas riigis, Eestis ka nüüd mitu aastat on tehtud Backyard Ultra. See on siis selline võistlus, kus jooksjad jooksevad siis 6,7 killist ringi tunni aja jooksul ja siis võidab see, kes enim tunde jookseb. Ehk siis sul on endal variant valida, kas sa lähed 4 minutit kilomeeter, jooksed selle kiiresti ära ja puhkad 20 minutit või longid seda täpselt tund täis ja siis teed nii kaua, kui suudad. Ma arvan, et see on mingi natukene sarnane formaat sellele, et mingi kindel aja, ise valid oma taktika ja võidabki see, kes nii-öelda on lihtsalt kõige sitkem. Sa ei pea olema see kõige kiiremate lihastega, aga sa pead lihtsalt mentaalne pool tuleb ka ikkagi mängu, et sellistel ultra värkidel, et ma arvan, see on nagu sinu üritusega kontseptsioon, et seal on ikkagi sul ei ole ainult see, et sa treenid selleks nagu teed oma mingit FTP testi või teed oma neid VO2 lõike, aga sul on ikkagi kõik tehnika peab korras olema, sa pead mentaalselt selleks valmis olema, et 10 tundi tegelikult ratta selles olla. Jah, põhimõtteliselt küll, et me oleme pannud ajalimiidi niimoodi, et kui sa saad 25 kilomeetrit tunnis keskmist, siis sa tuled nagu läbi sealt, et põhimõtteliselt kui sa võitjalt saad juba nagu nii palju sisse, et sul on üle tunnise vahest, sa võid kõik ühe jutiga, sa ei pea ühtegi puhkepausi tegema. Aga mis ma tahaksin rõhutada on ka see, et seal on 3 etappi.
Ja kui palju on Tour de France'il ka neid tüüpe, kes sõidavad mõne etapi, võib-olla isegi võidavad mõne etapi ja keeravad boksi, eks ole, et nagu seda ka me tegelikult julgustame, et kui 300 kilomeetrit tundub palju. Julgustate katkestama ka, et allaandmine on okei. Ainult viikingid. Üldse, et see nii on. Aga kui sa esimese etapi kinni paned, sa oled ju võitja tegelikult, nii et selles mõttes sa võid koju ära minna ja sul on tegelikult päev korras, eks ole, et siis vahest võib-olla, ma ei tea, treeningkava ei luba, lihtsalt oled nõrk, siis sõida 1 või 2 etappi nagu, aga 3 läbisõita, see on saavutus ja siis sa oled tegelikult nagu päris viiking, ütleme nii. Aga mis see päris viiking, mida siis tähendab, mille peale sõidetakse? Kas selle vana viikingite laeva peale või siis nagu Reigo ütles, see suur nende hornsidega või mis tuli välja, et on tegelikult hoopis Kiiver või midagi muud, mida autiitel Saaremaa Kuressaare lossi võti, mis see on, mille peale sõidetakse? Hea point, ma mõtlesin ka, mis saab. Trofeed on viimased aastad olnud väga ägedad, nii et see jääb üllatuseks, mille võitja saab, aga ütleme niimoodi, et see saab olema ilus lisa sinu, ma ei tea, karikariiulile. Pluss surematu au ja kuulsus. Reigo, paned kirja ennast? Ei pane, aitäh pakkumast. Aga et nüüd Vegart, et ma tahtsin korraks küsida, kuidas sul on, kas sul tõmbas tüki sisse, et tahaks minna või? Jaa, ma tegelikult viimasel ajal tunnen küll, et selliseid proovikivisid võiks teha. Üks asi, mida ma ei teeks võib-olla on triatlonini ma ei ole jõudnud, aga sellised pikad jalgrattasõidud. Tegelikult Itaalias meil oli üks vintage sõit, mis oli siin aasta tagasi 209 kilomeetrit ja selle sama vana 76. aasta Bianchiga sai see läbi sõidetud. See on ka raudselt niimoodi pool gravel või midagi sellist ei ole? No see oli mingi 15 tundi, et päris. No rets. Aga et nüüd mulle meeldib see mitte traditsiooniliste ürituste korraldamise kontseptsioon, et kas sinul, Vegard, on nagu kuidagi olnud selline tunne ka, et sa oled käinud mingil sellisel üritusel ja siis sealt on justkui hakanud midagi idanema, et mul näiteks juhtus selle džässiklubiga, mis sai 11 aastat tagasi tehtud, et ma käisin 20 aastat tagasi käisin New Yorgis korduvalt ja siis hakkasin mõtlema, et täpselt selline võiks tegelikult olla. Ja siis selle nagu lihtsalt rottisin ära ja tegime sõpradega siia, on ju. Et kas on mingisugused sellised etalon sündmusi, mis sind on kuidagi inspireerinud, kus sa oled osalenud ja siis vaadanud, et see kõige lahedam vibe üldse? Ja on küll ja tegelikult ma siin läheksin nagu ühe sammu tagasi, et 2023, kui meil, kuna me oleme selle Vanakooli kangelased klubi sugulasega koos Martin Murruga loonud, tal on ka isa, nii-öelda jalgrattur vana ja siis koos me otsustasime minna Leroikale. See on siis Itaalias toimuv maailma üks suuremaid, ma arvan, et isegi kõige suurem võib julgelt öelda vintage jalgrataste selline kokkutulek sõit. Seal on 5 erinevat distantsi, see kõige suurem ongi see 209 ja me koos läksime sinna. Sealt me saime ikkagi väga palju inspiratsiooni, nitti, kuidas võiks see asi välja näha Eestis ja saime ka aru, et see oli tegelikult väga raske, kui sa lähed seda pikka sõitma ja samas väga mõnus meelelahutus, kui sa sõidad mõnda lühemat. Aga Peegan, ma vajaks sa ennem rääkisid, et te proovite igas detailis nagu teha võimalikult retroüritus, kui saab, et ise maalite neid numbreid sinna oma väikeste kätega selgade peale ja kõike muud. Mis need detailid seal veel lisaks on? Et kas siis joogipunktis pakutakse ainult seda kodutehtud punase sõstrast tehtud siirupit ja kurgivedelikku ja täpselt, et mis veel teeb sellest retroüritusest retro? Me keskendume ka ajaloo poolele, Eesti jalgrattaspordi ajaloo poolele ja plaan on, et kui see võtab nüüd tuule tiibadesse, siis saaks aja jooksul tuua erilisi ja varasema aja kangelasi välja ja nendest siis lugusid, et rääkida. Meil ongi see, et meil on 2 söögi- või toitlustuspausi ja seal on ka selline, ütleme, chill aja veetmine, et täpselt sama nagu Tour of Vikingsiga, Tour of Vikingsiga on kindel ajalimiit ja sealt läheb käima, meil ei lähe mingit kella käima, aga seal on nii-öelda meie üllatused peidetud ja kus tuleb siis mängu natukene sportmemorabiliat ja need 2 pausi on siis
ma ei tahaks praegu ei, ära ütle, las inimesed natukene praevad seal teadmatuse sees. Ja need toovad seda jalgrattaspordi ajalugu siis ja teadmisi osalejateni. Ja muidugi see toidu poolt me hoiame piisavalt retrona. Retropurks. Retropurks. aga pigem ikkagi selline vanakooli toit ja ikkagi ta on kõlblik. See on päris hea, kui katkestavad 99% soole sulgur. Kui mina 15 aastat tagasi läksin trenni Tallinnas jalgrattakooli, siis ikkagi ka vanad treenerid kõik rääkisid ikka, kus meie omal ajal selle villase sokiga sõitsime. Et ma arvan, küll seal kindlasti on mingi nagu lisa pluss sees, kui sa tegelikult kasutad neid asju, mis kunagi mehi tugevaks tegi. Aga mul on ka endal, mul on ka selline väga peen üks karbonratas olemas, aga paar aastat tagasi leidsin maalt Pööningu pealt oma vanaisa vanaratta. Ukraina ratas, Harkivi tehasest tehtud, vana meestekas, käiguline, mille ma natuke putitasin üles, igapäevaselt sõidan sellega Tallinnas. Ülilahe, aga ma ei taha selle liiga nagu korda teha, sest muidu on nagu imelik. Aga räägi sellest nagu selle vintage maailmast, Reigo rääkis oma Porsche entusiasmist, kõike suudab Porsche't võib-olla omada ja vanad Porsche't omada, aga vähemalt kutsuti üritusele. Võib-olla see nagu vana ratta omamine on oluliselt lihtsam. Aga kui suur sa oled, räägid Itaalias, ma ei tea, kus kõikjal sa oled käinud vintage üritustel, kui suur tegelikult see on teema näiteks Itaalias, et kui sul on ongi vana Colnago, mingi 40-ndatest on nagu maja seina peal, siis sa oled ikkagi vist nagu väga kõva mees oma külas. Räägi, kui suur see kultuur seal on? Ei, see on tohutult suureks on läinud, ütleme niimoodi, et nemad alustasid ja ma kuulsin täpselt sama, nagu Reigo mainis ennem, et esimesed 5 aastat olid nad tegelikult selline, said kokku umbes alla 100 inimesi, või 80 inimest, tänaseks Leroika on siis 9000 inimest. Ja nad on niimoodi, et nad jagunevad distantside peale ära, seda kõige suuremat ikkagi igaüks arvatavasti füüsiliste võimetega ei jõua sõita, sest et näiteks sellel 209 oli 3800 tõusumeetrit. See on päris karm ja kruusatõusud 17%. Aga minnes siis selle, et igal ühel tundub olevat üks selline ratas, mida julgetakse selle graveli peale tuua, mis nagu on sõitmiseks. Ja siis on muidugi väga palju rattaid, mida vaata jalgratturid ütlevad, et kunagi ei ole liiga palju rattaid, ja siis kõikidel vendadel on, kui sa seal küsid, et on sul rohkem või kui üks, siis kõikidel läheb see arv päris suureks, et ikkagi kollektsionääre on väga-väga palju. Ja siis sealt tõkibki see, et osadele kollektsionääridele meeldib teha see ratas väga prillikiviks. Osad on sellised, et just nagu nad hindavad seda, kriipsud-kraapsud on peal, see räägib selle eluloo, mina olen üks nendest ja mulle, ma olen nagu pannud tähele, et Itaalias on see ikkagi väga-väga palju suurem kui Eestis, aga ma arvan, et ma usun, et ta võtab Eestis ka mingisugused mõõtmed, kui me teeme seda piisavalt hästi. 100%. Aga et ma lihtsalt tahtsin öelda, kui seda Porsche't on nüüd mainitud, et maksuamet, kui vaatab, mul Porsche't ei ole, ausõna ei ole, et võib-olla tuleb, aga vaatame, mis saab, aga et mida ma avastasin seal sellel hommikul, kui vihma sadas kuskil imeilusas kohas, saime küll kokku, aga ikkagi oli nagu peavalu, et kus ja kuidas parkida, ja kui inimesed hakkasid astuma nendest Porschedest välja, siis vahet ei olnud, kas su auto maksab 5000 või 50 000 või ma ei tea, 250 000, nad tulid kõik, olid umbes selle näoga, nagu sa oled praegu, nad kõik olid rõõmsad. Nad nagu olid enda üle õnnelikud, siis nad olid teiste üle õnnelikud, nad nagu jagasid seda kirge ja kõigil oli huvitav. Ja ma ütlen, et see on väga ohtlik ralli, mida te seal teete, sellepärast, et teiste inimeste rattad võivad olla nii paeluvad, et inimene pole pisut mõnest kurvist otse, siis ta võib, issand, kui lahedad kodarad näiteks, mis iganes. Et see kultuurikiht, mis seal tuleb, see jagatud kirg ja see selline nagu tõesti täitsa niisugune lapselik huvi teiste rataste vastu ja teiste inimeste vastu ja selle teiste lugude vastu. Et ma arvan, et see on midagi nagu täiesti pretsedenditud, et ma ei ole näinud sellist nagu
nagu positiivset küünarnuki tunnet nagu seal Porsche üritusel oli. Imelik, et nina püsti ei jäänud mitte keegi. Ja ilm oli halb, kõik oli selles mõttes, et nagu vastunäidustused olid olemas, kõik olid nii õnnelikud. Nii et ütleme sinna viikingite üritusele ma praegu ei tule. Aga sinna võib-olla tulen see viikingite üritusele, aga ma ei ütle nii. Aga ma lihtsalt see 300 kilomeetrit, ma ei tea. Ma paneksin seda vist nädal aega ja siis ka oigaks. Aga ma hüppakski, Hendrik, sinu juurde, sa küll ütlesid, et alavääristasid natuke ennast, et sa olid tegelikult ikka väga kõva rattur. Elukutseliselt sõitsid mitmeid aastaid nagu Prantsusmaa tiimides ja see oli sinu töö ikkagi. Ehk siis sa oled seda rattasporti väga lähedalt seest näinud. Aga kui seda üritust hakkas tegema Red Bull Tour Vikingsit, ütlesid, üks pool on see, et Red Bull tahtis kontseptsiooni ja kõike muud. Aga kõrval on see, et ma ei tea, vaatame kas või olümpia. Pariisi olümpial oli esimest korda oli surf, oli kavas ja siis oli breakdance ka. Miks seda tehti? Sellepärast, et nii-öelda traditsionaalne sport võib-olla ei kõneta enam nii paljusid ja on vaja mingit meelelahutust juurde. Ja kui sina Red Bulli üritust hakkasid ka tegema, kas sa näed ka selles mõttes, et võib-olla natuke selline traditsiooniline nagu rattasport on mitte välja suremas, aga natuke hääbumas, et võib-olla ka Eesti võistluskorraldajad ütlevad, et tegelikult on ikka see naabrist parem mentaliteet on möödas. Et kõik ei taha lihtsalt nagu üksteisele ära panna, et pigem otsitaksegi selliseid nagu mingid teistsuguseid üritusi. Et kas jaga oma mõtteid sellel teemal? Jah, ma arvan, et see gravel kui selline on ikkagi nagu uus distsipliin tegelikult, mis on tekkinud jalgrattasporti juurde. Ja isegi nagu 10 aastat tagasi, kui me mõlemad veel sõitsime, siis tegelikult ei olnud gravelit. Aga siis oli see, et kui ma räägin lihtsalt nagu enda kogemustest, siis oli see, et mäletad peale off-seasonit, mis on jalgrattaspordis oktoober, siis november, detsember oli see aeg, kus sa võtsid välja oma kõige parsama ratta, see oli mingisugune maastikuratas tavaliselt, osad olid juba ehitanud tegelikult midagi graveli laadset, eks ole, mingi talvekaks. Aga see oli see kõige ägedam aeg minu jaoks, kus sa lihtsalt avastad suvalisi teesi, sõidad mingitest porilompidest oma trennikaaslastega läbi, keegi kukub sinna sisse, naerate, lähed edasi. See osa nagu oli minu jaoks rattaspordis kõige funnim osa ja minu arust gravel toobki just seda kõige rohkem välja. Ja täpselt samamoodi nagu on kunstis, kus erinevad žanrid liiguvad, vahepeal on üks muusikaliik, on pop, vahepeal teine, eks ole, siis ma arvan spordis ja jalgrattaspordis, kui me oleme spetsiifilisemaks, on täpselt samamoodi, et vahepeal on jah, kui olid need Elion Cupid, eks ole, kus oligi mitu tuhat inimest ja sul oligi see naabris parem mentaliteet, aga nüüd on jah rohkem sinna läinud võib-olla, kui ma peaksin nagu vaatlema seda, et inimestele meeldibki lihtsalt rohkem sõita, see ei tähenda, et sul peab lihtsam olema, võib-olla meeldibki distantsid, ma ei tea, ma ei ole ise Stravas käinud, aga ma olen näinud neid screenshot'e, eks ole, et iga Toivo paneb nüüd 250 kilomeetrit laupäeval, eks ole, rattaga Pärnusse ja tagasi, eks ole, neid asju, ehk siis kuidagi tehnika on paremaks läinud ja need inimeste võimekus on paremaks läinud, aga seal see sama just see chillimiskomponent on juures ikkagi, et teeme väikse peatuse, oleme siin pool tundi, pole vahet, eks ole, ja ma arvan, et lihtsalt see on see, kuhu me oleme liikunud ja mis minu arust on väga siuke naturaalne ja normaalne ka, et sul ei peagi olema ainult see veri ninast väljas mentaliteet, eks ole, kuigi Red Bull Tour of Vikingsiga saab nagu selle ka kätte, et nagu selles mõttes seal on ei pea muret. Jah, väga kompaktne nagu selles mõttes. Aga millel sinul nagu fookus on selle ürituse, kas sinu fookus on pigem saada neid nagu võistlusportlasi või rahvasportlasi? Fookus tegelikult selles mõttes on huvilisele, kellele meeldib gravel ja kes tahab sõita, et seda me tahaksimegi rõhutada, et see ei ole nagu mingi tippspordi võistlus, kuigi seal on iga aasta võitjad olnud ikkagi nagu nimekad sportlased, eks ole, aga see ongi see, et kui sa jaksad nagu sõita 25 keskmist, siis sa oled väga oodatud, vähemalt siis 25 keskmist. Ja see ongi nagu see kriteerium, tule proovi ennast ja kui sa ei jõua jääd ajalimiidi taha, siis proovid järgmine kord. Just 2 aasta pärast. Aga et mul on selline küsimus, et Kristo küsis väga õigesti, et keda te ootate, aga mina küsin sama küsimus, aga lihtsalt, et kas need võistlused teil mõlemal on mõeldud ainult eestlastele või siis võib mõni lätlane ka ära eksida või Somm või Rotsa või keegi kuskilt? Kas on rahvusvaheline? Jaa, meil on kindlalt, sest et Red Bull juba me jagame seda läbi nende kanalite välismaal ja meil on eelmistel kordadel ka olnud juba lätlasi, soomlasi,
see aasta näiteks FTG see spordidirektor on Jussi Veikanen, tema on väga endine tippsportlane, on väga huvitatud, kirjutab mulle kogu aeg, et kas juba saab regada ennem kui regamine lahti oli, ehk siis ma loodan, et tema tuleb see aasta. Ja meil on ikkagi inimeste ja rattaringkonnas, nüüd on see sõna läinud nagu käima ka, et meil on 3. kord, et esimene kord meil on natuke raske saada inimesi võib-olla just sellepärast, et keegi ei saanudki täpselt aru, mis asi see on. Aga nüüd ma arvan, et nii palju kui on olnud eelmiste aastate pealt inimeste tagasiside on ikkagi väga nagu võistlejatel siis olnud positiivne, et kõikidele see meeldib ja see aasta on nagu huvi päris hea, kuigi meie võistlus on selles mõttes, see aasta on väga palju gravel sõite ja meil on ka täpselt seal vahepeal, et on enne meid võistlusi, siis Estikad on natukene hiljem, tuleb Tartu rattamaraton paar nädalat hiljem, et on hästi palju on valikud ka tegelikult sportlastele, võistlejatele see aasta, et selles mõttes konkurents on tihe, aga meie pakumegi seda huvitavat kontseptsiooni ja Saaremaale minek, see on peaaegu nagu välismaale minek ka, et kui sa juba reedel tuled kohale, eks ole, meil on reedel seal võistlejate koosolek, kus me käime raja üle, kusjuures me avalikustame raja see aasta alles seal, et praegu ongi teada see, et finišid on Karujärvel ja Sõrves, aga kuidas, mis rajad on, seda keegi ei tea peale meie korraldajate. See on nagu, kui me Otepää Rentes käisime, siis juhtus lihtsalt naljaka loo räägin. Oli Otepääl toimusid siis orienteerumise Euroopa meistrivõistlused ja siis olid Otepää Rentes ka kallid orienteerujad olid seal, professionaalsed Eesti orienteerujad. Olid ära eksinud sinna? Ei, kuna oli nii, et seal oli mingi piirang, et sa ei tohi mingi 3 või 5 aastat nagu selles siis kohas treenida, kus on tiitlivõistlused, siis nad ei tohtinud, nagu nad elasid Otepääl, käisid koolis seal samas Otepää spordigümnaasiumis, nad ei tohtinud Otepääl trenni teha, kuna see oli nagu oleks olnud eelis, sest siis nad tunnevad selle nagu raja ära, et see on enam-vähem sama, et nendel saarlastel ei oleks seal eelis teiste ees, kui nad juba rada teavad. Paneme tellise taskusse. Aga kuidas teil on see Vanakooli kangelased mingi välismaalasele võib olla päris krüptiline? Itaallased äkki tulevad? No ei, isegi on hakkama saanud suhteliselt, et info on läinud soomlastele, info on läinud poolakatele. Kahjuks poolakatel on endal üks mingi põhi vintage sõit samal nädalavahetusel ja noh, me ei suutnud kuidagi ringi mängida, et see oli kõige parem nädalavahetus, aga loodetavasti ei jää see viimaseks sellelaadseks, nii et ma usun, et ühel hetkel neid välismaalasi on ka, seda palju neid see esimene aasta tuleb, ma ei oska öelda praegu, või kas tuleb. Aga lihtsalt selline väike mõttek, et ma hakkasin siin lolli peaga eelmisel aastal hakkasin korraldama kalapüügivõistlust ja see on selline, et sõidad paadiga, siis vead õngedega järgi, siis paned seal ümber Naissaare ja umbes nii ja siis kõik olid siuksed veel lolliks läinud. Nii, siis 10 paati tuligi, päris huvitav, Haven-Kakkumäel oli start, super ja siis 2 päeva pandi täiesti tuima, keegi midagi ei saanud ja siis kogemata enne võistluse lõppu üks tüüp sai ühe 3,5 lõhe, mis on suhteliselt väike. Ja siis see oli selline tohutont, et äkki oli kogemata. Aga nüüd sellel aastal tõesti juhtus nii, et tuli, ma ei tea, 13-14 tiimi ja ühed lätlased said 17,5 kilose, mis on põhimõtteliselt nagu mingi 5-aastane laps, nii suureni. Ja see on kõige suurem, mis kunagi on Eesti vetest saadud, täpselt samamoodi Naissaare tagant. Ja kuidas see meil õnnestus oli see, et me tegime koostööd ühe Ahvenamaa kalapüügivõistlusega. Ehk et me nagu asetusimegi nagu niisuguseks nagu väikseks vennaks sellisele suuremale 30-aastase traditsiooniga festivalile. Tegite frantsiisi? No või tegime niisuguse sõpruspakti ja siis läbi selle nad hakkasid meid usaldama, rohkem tulid ja siis tõesti oligi soomlased tulid, lätlased tulid, on ju leedukad, üritasid tulla ja õnnestab midagi läks pahasti. Aga et kuidagi nagu ta laienes ise natuke nagu pärmi peal, et samamoodi, et võib-olla selle Itaalia selle suure asjaga mängida avatud kaartidega, et me inspireerusime ja otsustasime teha, et äkki tralala ja võib-olla see isegi aitab püünel. Noh, Red Bull on nii hea bränd, on ju, et nii kui selle peale paned, siis Red Bull tõesti annab tiivad, on ju, sellele üritusele. Aga et võib-olla mingit seda pidi mõelda. Ja oleme mõelnud ja olen rääkinud, ma arvan, et olen rääkinud väga õigete inimestega, lihtsalt ma arvan, me oleme natukene veel algusfaasis. Ja nad tahavad näha samamoodi nagu need viikingidega oli. Las me tõestame natukene ennast ja siis vaatame uuesti. Küll te ennast see aasta ära tõestate, aga
mind nagu väga haarab ikkagi see tehnika pool sellest, et kuidas on terasraamidega tõesti sõideti, ega need mehed ja naised tollel ajal ei sõitnud vähem. Sõitsid sama palju ja nagu mingitel kohtadel ka sama kiiresti. Sul on karburatas ka kodus? Ja. Aga mitu ratast sul on? Sa mõtled nüüd, neid uuemaid on vähem. Ma arvan, et mul on praegu selline 12 või 13. Okei, igastas siis sul on võrdlusmomenti. Räägi, mis sina näed on nii-öelda viimase, ma ei tea, 30 aasta või 40 aasta suurim nagu tehniline areng olnud jalgratastel, võistlusratastel? No ma arvan, et kogu aeg peidetakse järjest rohkem igasuguseid kaabli nagu asju inimese eest pannakse peitu, nagu esteetiline lähenemine on läinud väga tähtsaks ja kergus. Et need kaks asja on võib-olla, mille pealt inimene tuleb enamus inimesi tuleb täna ratast ostma. Sellel ajal on võib-olla, mulle meeldib see, et mina, kes olen nagu võib-olla vähe kogenud jalgrattur, võrreldes inimestega, kes on sporti teinud, ka mina nagu näen, kus mingisugune jupp läks katki näiteks, sest et sellel ajal juhtus ikkagi rohkem ja selliseid tagasilöök ikka oli ja täna ma ei arvagi, et näiteks meil ei või sealt kumme minna või et me peaksime tegema pause ja meil on selle jaoks mehaanik olemas. Just ma mõtlesin, et mingisugune buss sõidab varuosadega. Meil sarnaselt Tartu Rattaralli Vintage'ile, et seal oli meil selline Mosse pirukas ja vanakooli mehaanik, tänapäeva teadmistega Andres Leko oli seal siis väga suureks abiks ja ega mul tuli seal panna uus tagumine see jooks alla. Mul on täiesti teisest ooprist see nädalavahetus, mul hakkas minu elektriline käiguvahetaja, minu jalgrattar hakkas piiksuma ja pidin talle software update'i tegema, ma pidin mingi äppi alla tõmbama ja siis selle ühendama oma jalgratta käiguvahetajaga ja siis selle software update'i tegema. See on see maailm, kus me tänasel päeval elame. Aga kunagi oli, kui Tour de France algas ja esimestel aastakümnetel oli ka selline kirjutamata reegel siis Prantsusmaa kohvikutega, et tuuri käigus ei olnud sellist saateautode mentaliteeti, et igal mehel oleks enam-vähem 3 autot taga, vaid oli see, et siis kui kõht läks tühjaks või jooks sai otsa, siis sa võisid minna, kui sa olid Tour de France'i sõitja, see on ikkagi auasi, sa võid minna suvalisse kohvikusse või baari sisse, see täiesti tühjaks süüa, juua ja mitte arvet maksta ja edasi sõita, sest see oli kõige suurem au sellele väiksele kohvikupidajale, et Henri Desgrange või ükskõik kes, eks ju, Tour de France'i sõitja oli sinu kohvikus ja jõi seda sinu veini ja sinu seda bagetti seal. Kas teil on Elva kohalikega ka selline kokkulepe? Et kui keegi ära eksib, siis võib kohalikusse külasse sisse minna ja esimesest majast võtta endale mõnusa tunnikese sauna ja külmkapist viineripiruka. Või seda veel ei ole? No ütleme nii, et eks me räägime seal kohalikega küll igasuguseid erinevaid varianti ja kuidas seda kõike veelgi retromaks teha. Aga paar sellist head lugu on, et kui ma Itaalias käisin, ma käisin ühes vanas jalgrattamuuseumis ja tema isa, kes täna seda muuseumit siis peab, tema isa oli nii-öelda sellele Eroika number 1 sõitja. Ja ta rääkis niivõrd huvitavaid lugusid, kuidas vanasti oli. Et sa rääkisimegi siin, et kui me arvutame esimese Tour de France'i, ma korra tegin seda, esimese Tour de France'i keskmise etapi kilometraaži, siis see oli üle 400 kilomeetri. Sõideti öösiti ja reaalselt ta näitas seal muuseumis ratast, kus lenksu seest leiti knopkasid. Ütles, mille jaoks? Algul nagu ei tea. Sõideti eest ära, knopkad teele. Ja siis sul ikkagi konkurentidel läks kumme ja värke. Kellegi ikka. Ja siis teine asi, mis ta ütles, et vaata, kuidas on jalgratturid erineva nagu muutunud enda kehaehitselt. Et kunagi olid sellised, nagu need kõvemad vennad olid päris jässakad, sa vaatad täna ka piltide pealt, et need mingi 30-ndates või 40-ndates. Meeste vetsumärgid on. Ja sellised jõhkralt nagu ambaalid olid väiksed. Ja ta ütleski, et tiimid otsisid umbes sellistes
sadamalinnadest vennad, kes nagu suudavad tööd teha sellistes rasketes ilmastikuoludes ja siuksed vennad olid need kõige vastupidavamad ratturid, kes ületasid neid, kes sõitsid pikkasi distantsi ja täna on see läinud täiesti teise suunda. Just, et see peab olema voolujooneline. Kui sa vaatad isegi Eesti seda esimest olümpia jalgratturit, Nikolai Matvejev, et tema on ka piltidelt, ei ole näinud ju, aga tema on ka piltidelt nagu päris selline tugeva kehaesitusega vend, nii et ei, see ikkagi on muutunud kõvasti jalgrattasport. Yeah. Reigo, Viktoriini küsimus. Palun. Tour de France käib tänasel päeval endiselt. Mitmest etapp täna on, aga seal on siis kõigile Viktoriini küsimus. Seal on erineva kategooriaga mäed siis. On 4. kategooria mägi, 3., 2., 1. ja horse kategooria, siis nii-öelda unclassified. Kuidas neid kategooriaid määratakse? Kas see mägi on 4. kategooria, ehk siis kõige madalama kategooriaga või see on kõige raskem, ehk siis unclassified mägi? Mina isiklikult arvan, et see määratakse läbi selle, et kui palju postkaarte selle mäe pildiga turistid ostavad. Hendrik, Veegard, mis pakute? Oota, et esimene kategooria on raskem, see on see... Horse kategooria on kõige raskem. Esimene on siis sealt gramm kergem, teine gramm veel kergem, 3. veel kergem ja 4. on siis kõige kergem mägi. Aga kuidas neid määratakse, neid kategooriaid? Ma tegelikult ei tea nagu seda UCI reeglit tõenäoliselt, aga... See ei ole isegi UCI reegel, see on tegelikult ka jälle ajaloost selline tore seigak, et kui Tour de France hakati tegema, siis oli Tour de France'i korraldajatel oli Citroën 2CV, Peugeot Citroën, vana selline väike autokene. Ja kui see auto läks 4. käiguga sellest mäest üles ära, siis see sai 4. kategooria. Kui see läks 3. sellest mäest üles, siis sai 3. Kui läks 2., 1., siis oli 1. kategooria ja kui ta sellest mäest üles ära ei läinud, siis ta sai unclassified kategooria. Ja sai ainult hobusega sealt täpselt, ainult hobusega või rattaga said sealt üles. Et selline tore nipike sinna. Aga meie siis Rattalõvi podcasti üks kaassaatejuhte, keda täna siin ei ole, Jaan Kirsipuu. Rääkisime, et Hendrik tuleb siia ja siis ta muidugi ütles, et Hendrik on tänasel päeval uuel nii-öelda siis eluväljakutsel. On üks kõige kõrgema lennuga siis stand-up komöödik Eestis ja kindlasti kõige parem endine ratturist siis stand-up komöödik Eesti Vabariigis. Siiamaani küll. Aga see on veel või? Jah. Tuleb kindlasti, ma ei tea, võib-olla ei ole. Aga räägi siis, mis sinu parim rattanali on? No väga hea. See oli see küsimus, milleks ma valmistasin. Ei valmistanud tegelikult. Mul ei ole vist ühtegi... Ma proovisin teha ühte nalja sellest, et ma praegu rikun selle ära, aga mul tegelikult on väga hea kogemus sellest, kui me läksime esimest korda näiteks Viljandi tänavasõidule. Ma olen Saaremaalt pärit. Ja me oleme treeninud terve elu Saaremaal. Ja sa jõuad Viljandisse ja sa näed seda kõrgemäge seal. Ja ma ei teadnud, et mäed eksisteerivad üldse. Mõtle, sa näed seda 18% seda. Ja siis, ühesõnaga see kogu lugu oli selle ümber, et kui ma lõpuks jõudsin nagu stardijoonele ja siis legendaarne kohtunik Ants Väravas luges seal ette neid 5 minutit stardini, 3 minutit stardini, 30 sekundit stardini ja siis kellelgi läks kumm katki. 30 sekundit enne starti. Oi, kuidas? Ja siis ma vaatasin, see oli minu kumm. Nii et ma ei saanudki võistelda too päev. Me olime kaugelt Saaremaalt tulnud ja teised läksid minema. Sul ei ole midagi teha, meil on 2 ringi niikuinii, mis see M12 klassis seal on. Ja oligi minu päev tehtud. Sul oli nagu altitude sickness siis? Ja mõtlen tagantjärgi vedas, et ma ei saanud, sest see kõrgemägi oli väga raske. See on päris raju, sealt isegi auto on selline, et hakkad sõitma, siis auto on selline. Sealt sa tobusega ainult. Sealt Citroën või Peugeot, see on ikka unustage ära. Ja kusjuures mul oli Peugeot, oligi minu ratas, minu esimene ratas ka, kui me räägime vanadest ratastest raami pealt vahetusega
ma arvan, et ta oli mingi 80ndate ratas äkki, ma isegi ei tea, millal ta pärit nagu tehtud on, aga mul on ka see raami pealt vahetus, mis on äge ja siis ma oma karjääri lõpetasin seal, kus oli nagu D2, eks ole, ehk siis elektrooniline, mis oli jah, väga. Aga kas su esimene ratas on sul alles? See on rattaklubis, tõenäoliselt on alles jah, see on nagu minu ratas, see on, peaks vaatama jah. Veegalt praegu paneb siin kõrva taha, läheb kohe, küsib aadressi. Varsti enam ei ole alles. Kaardistame. See on alles, aga siis klaas karbi sees, kõik saavad vaadata. Ei no see on ultra lahe ja noh, ma ennustan, et kui on vanakooli kangelased, siis varsti tuleb mingi futurataste festival ka, kus noh, põhimõtteliselt on, ma ei tea, mis ämplerid ja kõik muud elukad ja võib-olla rattad üldse maha ei puutu ja siis käib ainult üks hõljumine. No, et kindlasti igale asjale on oma tegelinski, aga et meil on nii hea meel. Ma pean lihtsalt rääkima meie vormis, lisaks Kristjan Vagale on meil siin kambas on ju Jaan Kirsipuu, ma unistan sellest, et Toomas Oljum juhataks ühte saadet, et see on hämmastav, kui inimene ostab endale, ma ei tea, Opeli on ju, siis ta hakkab tänava peal Opeleid nägema igal pool ja aga rattasport ongi selline asi, et nii kui sa sellesse sukeldud sisse, siis tuleb välja, et rattasport vähemal või rohkemal määral nagu puudutab kõiki. Enamus inimeste jaoks see, kui nad nagu käima õppisid, ei olegi üldse nii oluline, aga see, kus ja mis oludes õppisid rattaga sõitma, seda kõik nagu mäletavad. Mina mäletan ka, mu lapsed mäletavad kõik seda, on ju. Aga me ühte asja me nagu oleme siin kõikide saatejuhtidega hirmus oluliseks pidanud ja igal podcastil, igal võimalusel proovime ikkagi korraks ära mainida ka, on see turvalisus, on ju, et rattaga sõidu turvalisus, et meie räägime siin tegelikult sellest püramiidi tipust, on ju, et kus tüübid panevad 300 kilomeetrit ja terasrattaga vahet ei ole, kas kummid on küljes või ei ole, on ju. Aga et tegelikult see püramiidi alumine osa, see puudutab ikkagi sadu tuhandeid neid sellised harrastusratturid ja noh, ma ei tea, kõikide lapsed, kes käivad koolides, on ju. Et võib-olla küsiks kahe sõnaga, et millisteks te hindate nagu siis püüdlusi Eestis seda rattaspordi turvalisust ja rattaga liiklemise nagu turvalisust tagada, et kas teie näiteks, kas te tunnete ennast mugavalt korraldades neid sündmusi? Mina näiteks seda kalapüügi asja, ma turvalisuse pärast ma olen kõige rohkem mures, on ju. Et see on ilmselt lahe on teha retrovärk ja sarvikud ja kõik aga et kuidas te hindate, milliseks te hindate seda turvalisuse nagu teemat, kas autojuhid oskavad teiega, nagu teie võistlejatega arvestada, kas oleks midagi, mida me peaksime proovima natukene niimoodi südamele panna, sest me tegelikult loodame, et sellel podcastil on nagu päris mõju, et liiklussurmade arv peab jõudma nii lähedale nullile kui võimalik. On ju, et ma ei tea, kas nagu iive sellest rattaspordi asjast paraneb, aga see õnnetuste hulk peab minema vähemaks, et kirjeldage korraks, et näiteks Elvas, et kuidas seal tunne on, et kas peate väga palju liiklust piirama või on need tingimused sellised, et on suhteliselt muretu? Kusjuures täna sai just Transpordiametiga räägitud sel teemal ja siis mina viin nagu ennast siis kurssi esimest korda kõige sellega. Ehk et ma mõtlen, ma tean selle olulisust, aga nii-öelda korraldajana, kuna see on esimene kord, kus me teeme seda üritust, siis ma viin kõikide nende asjadega kurssi. Aga meil on selles mõttes võib-olla natukene lihtsam, kuna me ei ole võidusõit. Ja seal ei peaks tekkima sellist, ütleme nii, et finišieelset hõõrdumist ja sellist momenti, kus keegi nii-öelda võtab palju riske. Et enamjaolt oleme aru saanud, et paljude ratas on kallim, kui nad nende tervis tihti peale tullaksegi ja vaadatakse, et ma ei julgegi sellega kiiresti sõita, ma ei taha siia mingeid uusi kraapse teha. Aga me peame seda väga-väga oluliseks. Kõik need teed, kust me läbime, me käime nüüd läbi selle Maanteeametiga
ja vaatame, et kas seal on mingisuguseid ohukohti ja lisaks kuigi meil on lubatud ka slemmid üritusel, siis kiiver on kohustuslik ja retrokiiver või? Ei pea, vot see on üks nendest, kus me teeme järeleandmised ja sest minu arust võistlustel läksid kiivrid kohustuslikuks sellel sajandil. Täitsa kosmos. Sama 400 kilomeetrised Tour de France etapid kõrgmäestikus ei olnud kiivrid, mitte kellelgi. Just ärge nii retroks minge. Tulid siuksed padjad ka, need ei olnudki väga kiivrid, lihtsalt need slemmid, vaata, et see oli päris huvitav jah, mis areng on seal olnud. Et eks me natukene vaatasime Itaalia järgi ka. Itaalias kasutatakse slemme, vanakoolid nad sõidavad slemmiga, mõni sõidab ilma millegita, aga jällegist ei ole võistlus. Sul Boltiga sõidetakse, Bolti tuksiga sõidetakse ka tänaval isegi kiiremini ja tegelikult samasugustel kiirustel ja juhtub. Et ütleme niimoodi, et ma arvan, täiesti nulli on seda võimatu viia, aga kui me ikkagi sihime sinna poole kogu aeg, siis ma arvan, et see on kõige suurem eesmärk meil. Aga viikingid, need tavaliselt seal ma olen kuulnud, et pooled viikingid olid sellised, et kui teised panid nagu turvised peale, siis nemad koorisid ennast paljaks ja siis kui kedagi teist ei saanud veristada, siis veristasid kas ennast või naabrit. Et viikingitel on natuke teine alalhoiu instinkt, aga kuidas teil see turvalisusega on, et see üle muretsema ei pea, aga nagu sellele tähelepanu peab pöörama. Ei muidugi, selles mõttes meil on ikkagi vastavalt reglemendile see üritus, kuidas kõik teised nii-öelda üritused ja kiivrid on kohustuslikud ja nii edasi. Aga mida ma tihti või võistluseelsel koosolekul ka mainin võistlejatele on see, et meil on ka tegelikult tehniliselt on ikkagi avatud rada ja liiklus, sellepärast et seda 300 kilomeetrit me lihtsalt ei saa puhtfüüsiliselt kinni panna. Ja üldse tegelikult, kui rääkida võistluse korraldamisest, ürituse korraldamisest, ma olen nagu oma elus väga palju erinevaid üritusi korraldanud kultuuriüritustest kuni nüüd stand-up comedy'ni, eks ole, ja jalgratta võistluse korraldamisest hullemat asja ei ole olemas. Eriti kui see on 300 kilomeetrit, eks ole, et jah, autod on üks asi ja see avatud liiklus, aga näiteks meil nii esimesest korras, kui me korraldasime, nii naljakas lugu on see, et ma sain nädal aega ennem, tegelikult 5 päeva ennem teada, et kas see sama nädalavahetus on Saaremaal ka esimene nädalavahetus, kus on lubatud põdrajaht. Ehk siis meil oli lisaks autodele oli probleem see, et meil on 300+ jahimeest nendes metsades, kus me sõidame. Lisaks oli seal üks salastatud mingisugune sõjaväeõppus, kus olid prantslased, inglased kohal. Ma pidin veel Kaitseliiduga rääkima, ehk siis meil oli nagu lisaks autodele, meil oli reaalne oht see, et keegi saab relvast ja tinana. Ja siis ma ütlesingi seal nagu võistluseelsel koosolekul ka, et ma ei tea, vaata Tartu rattarallil on vahest see, et osad võistlejad panevad mingi kostüümi selga, siis ma palusin, et kui kellelgi on põdra oma, siis ärge seda pange seekord, et see võib olla reaalselt oht, eks ole. Et kõik siuksed X asjad, mille peale isegi sa ei oska mõelda. Aga mida me seal Tour of Vikingsi puhul ka eriti rõhutan on see, et meil on 300 kilomeetrit pikk võidusõit ja et riskide võtmine ei anna sulle eelist, et me uskuge mind, me selgitame tugevama välja 300 kilomeetriga, et see on üks asi. Aga kui nüüd nagu päriselt rääkida, siis jah, ma olen ka kuulnud teie podcasti, see turvalisusest rääkimine väga õige tulebki, aga kahjuks need inimesed, kes vaatavad, et need inimesed, kes peaksid seda informatsiooni saama, need inimesed ei vaata seda. Need on need inimesed, eks see asi jõuab välja common sense'ini tegelikult alati, et kuidas sa ise käitud samamoodi nii pundis kui liikluses kui edasi, eks ole, et lõpuks see on kõik meie enda teha. Aga ikkagi liiklusõnnetus, keegi ütles kunagi hästi, et sul on vaja nagu ühte halba juhti ainult, et tekiks liiklusõnnetus, eks ole. Eks siis ongi, hoidke silmad lahti ja kandke kiivrit, ei olegi rohkem midagi öelda. Ja see ongi. Ja, et miks ma seda küsin lihtsalt on see, et lisaks sellele, et me nagu unistame sellest siin kollektiivselt ja proovime seda unistust niimoodi nagu risttolmlemise teel panna teiste inimeste peadesse, lisaks sellele, et me tahaksime, et Eesti või suures osas Eesti ratturitest moodustunud tiim jõuaks kunagi Tour de France'ile ja miks mitte ka poodiumile, on see, et Tour de France'i avaetapp või mõned teised sellised lahedad võistlused võiksid toimuda Eestis ja see, et kui me nagu rahvana ja riigina ja liikluskultuurina jõuame nii kaugele, et ratas ongi püha ja rattaga sõitja ongi nagu, ta on nagu lihtsalt pehmest materjalist, on ju, kui tramm või ma ei tea, või mingi auto on ju, et siis
et kui me õpime kollektiivselt hoidma nii omasid kui teisi, siis ka kõikide nende võistluste korraldamine peaks tegelikult minema sujuvamaks. Just see common sense tekib, on ju, et me paneme nagu mingi katkine papagoi seda siin iga kord, on ju, ja võib-olla kõik ei vaata meie, kuigi me töötame selle nimel, et keskmine vaatatavus oleks ikka 2 miljonit, on ju, kõik eestlased ja natukene on ju Lõuna-Soomest ja Põhja-Lätist, on ju. Jah, aga et igatahes kokkuvõtteks, mul on nii hea meel, et täna sai täpselt selline sats. Kristo, ma arvan, et me oleme tublid, ei olnudki paha politseiniku poolt, ma ei näinud kordagi. Liiga head politseinikud. Ja see lollim politseinik oli olemas ja nutikad küsimused olid ka olemas, nii et Egart ja Henrik suur aitäh. Aga enne kui me ikkagi ära laseme neid, muidugi. Öelge mõlemad korra uuesti, kus peab olema, et mõlemast toredast üritusest osa saada? Mis kuupäeval, mis kohas, mis kell, mis seljas peab olema? Sul on ennem. 27. juuli Elva linna staadionil ja meil on selline väike slogan, et nagu kes on siis Eesti selle aasta retrom jalgrattur, et leidke mingisugused vanad riided, vana ratas, see vana terasraam. Seal võib panna põdra kostüümi. Yeah. Seal võib. Aga vana. Retro põdra. Ja tulge siis nautima ühte toredat päeva jalgratta spordiga. Algus kell 11 ja registreerime kell 9, on ju? Kell 9 avame sekretariaadi, stardipauk on kell 11 ja siis on see selline ilma ajavõtuta, aga sõidame 30 kilomeetrist ringi ümber Elva ja toredaid üllatusi on selle päeva jooksul palju. Lahe. Tour of Vikings on 30 august, aga meil on juba see teema, et tuleb päev ennem kohale tulla, ehk siis 29 august kohale. Kindlalt tulge, kui see on 2 vahel, siis tehke see otsus ära. Meil on peale seda on after party, kus on olnud 2 aastat Red Bulli poolt avatud baar, me oleme pannud pidu ka veel peale seda 300 kilomeetrit ja siis pühapäeval saavad kõik rahulikult koju minna. Ehk siis, jah. Yes. Super. Ja teie, kallid sõbrad, andke meile tagasisidet, te saate igal juhul ka lustida sellega, et kui teil tundus, et mõni oluline asi jäi küsimata, siis te saatke meile need küsimused ja me püüame härrad kiirel ajal kätte saada ja küsida ja võib-olla kuskil sotsiaalmeedias teie poole põmmutada, et see ei ole nagu selline kinnine formaat, vaid see on dialoog mingil teemal, mis meid kõiki huvitab ja kirgastab ja loodetavasti viib niimoodi kerge, ma ei tea, mis on siis kategooria 4, siukse mäge pidi, aga kogu aeg ülespoole aina helgema rattaspordi nagu nirvana tekkimise tuleviku poole. Ja pealtvaatajad, üks võimalus on veel. Korraldage üks lahe rattaspordi üritus ja kutsume ka siia saatesse teid. Aga kõigepealt tulge õppige, kuidas see käib, tulge vaadake vanakooli kangelasi ja siis nende viikingite võiduajamist ka. Aitäh! Head rattasuve! Aitäh teile! Kiiver pähe!